olen viimase 2-3 aasta jooksul teinud oma CV-sid nii palju, kõik nii täiuslikuks lihvinud, kui vähegi saab. Siin on mu CV lühitutvustus, kus on toodud välja, millega ma olen tegelenud ja kus kohas. Hariduskäik ülikoolis, mis on küll kahjuks lõpetamata. Siin on veel väljavõtte õpingukaardist, et mul on võimalus vaadata. Esimene aasta sain stipendiumit lausa ülikoolis, et mis mul on veel teha ja mis veel tegemata, et see ongi mu eesmärk, et minna ära lõpetada kas või kaugõppe variandis või osakoormusega kuidagi õpingud lõpule viia. Siin on mõned õppeained, mis on ka mitte arvestatud, aga see on juba ka mingil määral õpitud läbi töökogemuste, väga palju saadud ja tehtud ja täidetud. Lihtsalt on vaja ära realiseerida. Olen teinud ka isegi ekskavaatori juhi koolituse, aga tänu sellele, et minu inventar ja dokumendid ja õppematerjalid on konfiskeeritud, ei saa ma täielikult seda lõpetada, et ma saaksin õpetajalt loa kätte. Siin on mul tehtud töödest, kus kohas olen tööl käinud viimase aasta jooksul, 2023. On need ühekuulised töötamised olnud Soomes ja Rootsis ehituse peal. Saanud seal oma hädavajalikeks makseteks raha kätte, aga vaevu isegi, et söögiraha jätkuks. Kahjuks ei ole nagu see asi üldse nii helgeline. Eelmise aasta jooksul ka 2 kuud sain tööd teha. Et mida ma sellest järeldan, ongi võib-olla oma rumalusest üldse läksin sinna selleks, aga no see vallandamine oli ka päeva pealt, lihtsalt inimesed, kõik enam rohkem ei ole midagi teha, et ja järgmine päev juba, et pakki oma asjad ja kodinad kokku ja umbes tõmba nahku ja umbes selline suhtumine, kõik need viimased tööandjad. Sellepärast ma ei soovigi enam Soome ega Rootsi tööle minna. Helgemat ja tähelepanu väärisemad tööd, mis mul on siin ehitusobjektijuhina, kus ma sain oma põhilised kogemused ja projekteerija, konstruktor, joonestaja väga pikaajalise töö eest. See ulatub ülikooli aega ja sealt ma sain ka tänukirja 5 aastat töö staaži eest. Seal oli ka vähe tõuse ja mõõnasid nagu igas karjääri redelil, aga ikkagi see on märkimist väärt. Aga see on 2015 aastat, sellest on juba ikka väga kaua aega möödas. Siin on mul väike ülevaade objektijuhi tehtavatest töödest, kui ma olin objektijuht. See on nüüd Kalevi kommivabriku juurde ehitus. Siin on mõned pildid säilinud, kuidas meil see tööprotsess välja nägi. Siin tulid sänkarid peale, siin tõstukitega sai ja siin korvtõstukiga ja igasugust
möllu ikka oli. Siis on see Kadaka tee automeistri hoonete juurdeehitus, siin on tehtud kõik kanalisatsioonid läbi viigud ja vundamendi osad, samamoodi põrandad, kõik konstrui üles kaatuseni kraanadega tõstetud trepielemendid, laotud seinad, kõik jutud, piirid ette pandud koos kanduritega tehtud betoon, vahelaed. Siin on katusepapimeenete suur projekt. Seal ma kahjuks ei õnnestunud mul lõpuni olla. Siin on pinnase tööd ja vundamendi osa ehitus. Ja siis elementidest ja postkanduritel konstruktsioon, õõnes vahelae paneelid jälle peal, tagasitäited. Suured ehitused, kus ma olen olnud. Nüüd nagu otsin tööd nagu läbi nõela pea. Nüüd on olukord läinud ikka juba nii õnnetuks, et ei saa endale isegi kõige põhilisemat lubada. Ei hambaravil käia, ei astu uusi riideid. Käin siiamaani 3 aastat järjest juba tossudega, ei ole talvesaabaste ostmisekski raha. Kõik need vähesed tööotsad, mis on siin Soomes ja Rootsis käidud, seal lühiajaliselt ongi ainult nagu toidupaki raha, et saaks maksta mingisugused SOS, mis on hädaabilised maksed vaja teha, et ei läheks asjad veel hullemaks. Erinevad niimoodi ongi nagu olnud. Niimoodi on see ära korraldatud, et ei saaks oma elus kuskile edasi areneda, et ei saaks lubada endale hambaravi, et ei saaks isegi kinos käia või teatris, rääkimata kellegiga kohtumisest. Jalamees juba nagunii olen, et kõigile on see juba üks nagu mingisugune suur tsirkus, aga minu jaoks ei ole see tsirkus. Saan selle järgmise aasta sees 36 aastaseks juba. See paneb ikka päris õnnetuks, teeb siuke asi. Et palun, kui kellegil jäi silma midagi, et minuga ühendust võtta, siis ma oleksin väga-väga tänulik, kui seda teha saaksite. Et otsin tööd ja soovin oma elu parendada, et saaks lõpuks ükskord kas või üürikorteri endale, et saaks seal rahulikult puhata ja tööl käia. Sellestki hoolimata olen viimaste sentide eest omale ostnud trennipileti, käin trennis jõusaalis, et saaks pesemas käia. Et kogu aeg teinud 10 aasta jooksul kogu aeg jõusaali sporti ja trenni kogu aeg teinud, et füüsiliselt vorm on väga hea, aga ma ei tea, mis siin nagu toimub, et kas mina olen millestki väga valesti aru saanud, mis siin Eestis toimub. Aga vähemalt ma olen püüdnud kogu aeg, aga minule väärilist kohtlemist siiamaani ma ei ole kahjuks saanud. Nagu ka näha siin, viimase kuu jooksul olen saatnud väga palju CV-sid välja. Järjest kõik need olen välja saatnud koos paljudele kaaskirjadega 2023 aasta siin. Siin ka väga palju
saatsin järjest CV-sid välja. Sisuliselt olengi viimase 2-3 aasta jooksul saatnud ainult CV-sid ja väga vähe tagasisidet ja vastuseid saanud. Ma ei tea, kas see on, millest see on, et sisuliselt olen siiamaani töötu. Siis nagu mainisin, üritasin ennast võtta ka töötuks. Aga töötuna arvele võtmise avalduse tegemise järel toodi mulle seal nii palju välja puudusi, et otsus oli töötuna arvele võtmisest keeldumine. Ehk siis ma ei saa isegi võtta töötuna ennast arvele, et saaks töötutoetust. Et oleks sellestki natukenegi abi, et saaks tegeleda töö otsimise ja muude kavade ja kas või natukenegi oma majanduslikke kulusid kõrvaldada. Oma kodumaal, oma riigis. Siiamaani olen töötu, üritan tööd leida nii kuidas vähegi saab. Lootuses, et leida oma erialast tööd. Et teinud selle tarvis väga palju oskusi ja kogemusi ja teadmisi on ikka üle keskmise, kõvasti üle keskmise. Olgugi, et olen kandideerinud siin oma erialast erinevate tööde peale, olen oma lootust hakanud niimoodi kaotama, et ei jää muud üle, kui kandideerida koristajaks, nõudepesijaks ja siis erinevate laotööde peale kas või. Et olen valmis ka koristaja olema, et saaks vähemalt oma võlgasid ja arveid maksta, et kuidagigi hakkama saada. Nii et kandideerin lihtsalt, nagu mul vaikselt hakkab riigisiseselt tekkima väga suur eelarvamus, et nagu mis toimub, et tööd ei saa ja midagi, mingit infot, tagasisidet, kõnesid ega midagi ei tule. Et nagu mis toimub, et kuskilt ma pean leidma abi või mingitki võimalust, sest et kõik pangakontod on mul miinuses, töötukassast töötutoetust ei saa, kuna ei ole tööstaaž täidetud. Mul ei ole mitte mingit sissetulekut, null sissetulekut. Võlad ainult kerkivad ja kerkivad. Pangakonto on miinuses, inkassod ja kohtutäiturid on peal. Nagu näha, siin on minu pangakonto, mis on miinusest ja on arestitud täielikult. Et mul ei ole söögirahagi enam. Siis lisaks on mul konfiskeeritud kõik ettevõtte inventar ja on tehtud ka teated, et ettevõtted on kustutamisel tänu sellele, et üks üürileandja võttis kõik minu inventari ja minu vara enda kätte ja ei tagastanud neid mulle. Ja sellest kohtuprotsessist on möödas juba kohe 1 aasta täis. Kõik mu kaustikud, kõik mu kaustad, kõik dokumendid. Ma ei tea, miks nad niimoodi teevad. Miks nad on eesmärgiks võtnud minu elu täielikult hävitada, kuigi ma pole mitte midagi halba teinud nendele.
minu väidetav ema ka samamoodi, kes andis mulle uluvalust seal Otsa talus Lõuna-Eestis Valgamaal. See on ka ikka nii jube koht, et kassid ja koerad kusevad ja situvad igale poole laua peale ja see elamine seal ikka oli väga jube. Seal ma olin ka sisuliselt ainult sirulimaa seal ühes toas, kus ma sain olla. Nad andsid mulle sinna sisse kirjutuse, aga samal ajal kutsusid 3 korda politseid ja viskasid mind välja päeva pealt kogu aeg. Kogu aeg oli nendel mingi häda, naersid politsei selja taga lihtsalt mulle näkku ja irvitasid. Lihtsalt nautisid seda nagu minu piinamist. Politsei viis mind lihtsalt betoon põranda peale, et ma saaksin seal ja seal ma jäin haigeks. Nendel on nagu täiesti ükskõik, nemad nagu, neid ei huvita see. Ma ei tea, mis on nende inimeste statistlike kommete taga, aga midagi nagu väga-väga minu jaoks jääb arusaamatuks. Sisuliselt veel viimased sendid on mul siin maksta, et ma saan veel vähemalt maas magada. Siin ma ei hakka midagi detailselt välja tooma. Õnneks praegu olen veel peavarju või katus on pea kohal, aga kohe-kohe olen tänaval selle pärast, kuigi olen ülikoolis käinud, olnud insener 5 aastat, teinud projekte. Ma tegin kataloogid, mul on tehtud esitlused kõik valmis, aga mitte kedagi nagu ei huvita lihtsalt. Ja ma olen nagu tõsiselt juba suures mures, et mis nagu toimub riigisiseselt. Et minust lollimaid inimesi on väga-väga palju, minust saamatumaid ja abitumaid inimesi, aga miks nagu niimoodi on, vaat seda ma ei oska praegu öelda enam, et mis toimub.